kui me räägime CBD-st, siis väga palju just toonitatakse, toob sinu sisse rahu, paneb sind magama. Tegelikult oled sa teinud ka koostööd ju ütleme doktoritega ja meditsiinilise taustaga inimestega ja ka Kodutohtris oli artikkel, ma lugesin, neid abi on ka hoopis suurem. Too korra näiteks sellistele naistele nagu mina, 50+, kas meil ka sellest mingit tolku on? Mis ta meile teeb? Ma tean, et ta toob ju ka valupaigistavalt menstruatsioonivalut. Mul seda mure enam ei ole, mis mina temast siis saan, eks ju? Jaa, et tegelikult ongi, et me ka enda veebilehel blogis jagame teaduslikke artikleid, me võtame infot just sellistest allikatest nagu Harvardi ülikool, World Health Organization, et sellised kindlad allikad, mis päris sisuturundusartikleid me ei kasuta, eks. Parem oleks. Täpselt. Ja ütleme, kellel naised, kes on ülemineku eas, ka Maimaser, kes kirjutas siis kanepiteedest teadusliku artikli, ütleb ka, et ta ikkagi just ülemineku eas on ju samamoodi uneprobleemid, kuumahood, eks, et ta leevendab neid vaegusi ja aitab selle perioodi tunduvalt kergemini üle elada. Ja näiteks, mida ma olen nüüd täheldanud klientidega otse suheldes, PMS-eks, mis on siis see premenstruaalsyndroom, ja et arstid ei räägi patsientidele lahti seda, et milles see üldse tekib. See tekib tegelikult siis emaka kroonilisest põletikust. Põhimõtteliselt, kui sa oled sündinud sellega, siis kuni ülemineku eani sa elad sellega. Ja kuidas seda leevendada, siis tuleb ju põletik välja sealt saada. Et kui ma tegin seda uuringut, et kuidas see CBD aitab, siis ma saingi aru, et tegelikult me peaks juba 3 päeva enne menstruatsiooni hakkama tarbima seda, et tõmmata see põletik välja ja siis tulebki natuke kergemalt see periood nii-öelda. Et tal on, ütleme, CBD-ga ongi hästi huvitav see, et ta on ju põletikele, ta on närvisüsteemile, aga enamus meie haigusi ja igasuguseid terviseseisundeid hõlmavadki just närvisüsteemi ja põletikke, eks ju.